John, aitäh koostöö eest. Ka CIA-le suurepärane ja jätkum partnerlus. Ameeriklased ja eriti meie vaprad sõjaväelased sel lihavõttepühade nädalavahetusel tõestasid Ameerika Ühendriikide relvajõud taaskord, miks me oleme maailma suurim võitlusjõud. Kahel erakordsel lahingotsingu ja päästeoperatsioonil vaenlase territooriumil Iraanis täitsid meie sõdalased missioone muljetavaldava oskuse, julguse ja täpsusega. Kui president annab sõdalastele vabad käed, muutuvad nad peatamatuks. Kui Ameerika lendurid langesid vaenlase territooriumile, ei kõhellud meie väed ega president hetkekski. Erioperatsioonide sõdurid, keda toetasid eliitmeeskonnad ja luureprofessionaalid, liikusid kiiresti ja otsustavalt edasi reetlikul mägisel maastikul pideva ohu all. Iraani väed lähenesid. Lõppkokkuvõttes oli see Iraani jõuetu ähvardus. Ja täna, nagu CIA direktor mainis, on Iraani armee, ja me teame seda, häbistatud ja alandatud ning peakski olema. Need ei ole tavalised operatsioonid. Need olid kõrge riskiga ja ülimalt tähtsad missioonid, mis viidi läbi vaenlase territooriumi südames. See polnud lihtsalt väike edasiliikumine Iraanis, vaid sügav sissetung Iraani, mis hõlmas koordineeritud rünnakuid ohtude mahasurumiseks ja pettutaktikaid meie meeskondade kaitsmiseks. Ja täielik sünkroniseeritus õhu, maa ja erioperatsioonide vahel. Iraanlased mõtlevad siiani, kuidas ameeriklased suutsid selle ära teha. Üks allatulistatud lendur suutis vältida tabamist üle päeva, ronides mööda kaljuseid mäeharju, samal ajal kui vaenlane teda jälitas. Kui tal lõpuks õnnestus oma hädaolukorra transponder aktiveerida, oli tema esimene sõnum lihtne ja võimas. Ta saatis sõnumi, Jumal on hea. Selles isolatsiooni ohu hetkes paistsid tema usk ja võitlusvaim eredalt silma. Vaata, ta lasti alla reedel, suurel reedel, ja ta peitis end kogu laupäeva pimedas koopas ühes lõhes. Ja lõpuks päästeti ta pühapäeva hommikul. Ta lendas Iraanist välja, kui ülestõusmispühade pühapäeval päike tõusis. Üles tõusnud piloot, kõik olid kodus ja üleloetud, rahvas oli rõõmus. Vaatamata vaenlase tulele ja halastamatutele tingimustele tõid meie väed kõik ameeriklased koju tagasi. Ükski ameeriklane ei hukkunud. Me ei jätnud kedagi maha ja see ei olnud juhus. See on võrreldamatu väljaõppe, ülimalt arenenud tehnoloogia, murdmatu sõdalase eetose ja puhta Ameerika sihikindluse tulemus. Operaatorid, piloodid ja tugimeeskonnad tegutsesid vaenlase tule all peaaegu täiuslikult ning olid surmavad. Küsi ükskõik milliselt Iraani sõdurilt, kes proovis sellele piloodile enne või selle missiooni ajal läheneda. Surm, mis tuleb kõrgustest. Meie väed muutsid potentsiaalse tragöödia võimsaks näidiseks Ameerika otsusekindlusest ja võimekusest. Nii näeb välja tipptase mundris. Aga ärge eksige, mitte miski sellest poleks olnud võimalik ilma president Donald J. Trumpi julge juhtimise ja vankumatu otsusekindluseta. Sellest hetkest, kui meie lendurid alla lasti, tegi president Trump selgeks, et me ei jäta kedagi maha. Esimene missioon, esimene 2, oli päevane rünnak otse läbi keskosa. See kiideti heaks vähem kui 2 tunniga, alates hetkest, kui see piloot alla tuli ja me teadsime, kus ta oli, ning see kiideti heaks keset ööd. Sest igaüks, kes on selle mehe heaks töötanud, teab, et ta on öösel üleval. Kohe heaks kiidetud, ilma kõhkluseta, julgelt. Teine missioon, niipea kui saime teada, kus see piloot asub ja John aitas selles kindlasti kaasa, viidi samuti kohe läbi. Tead, ma vaatasin oma ekraani, kui viimane missioon meie skifis, meie turvalises rajatises lõpule viidi ja meil oli käimas VTC, aktiivne koordineerimisüksus ning üleval oli kirjas 45 tundi ja 56 minutit. 45 tunni ja 56 minuti jooksul hoidsime seda kõnet avatuna koordineerimiseks. Avates hetkest, mil meie piloodid alla kukkusid, oli meie missioon väsimatu. Kõne ei katkenud kordagi, koosolek ei peatunud, planeerimine ei lõppenud, ei lakanud hetkekski. President nõudis kiiret ja otsustavat tegutsemist. Ta toetas meie vägesid kindlameelse otsustavusega, keeldudes lubamast, et vaenlase propaganda või ajutised tagasilöögid meid demotiveeriksid.
tema juhtimine tagas, et kõiki surmavaid ja mitte surmavaid vahendeid kasutati ära ning meie vägedel oli vajalikud volitused ja toetused võita. Kui president ütleb, et ta toetab meie võitlejaid, siis ta mõtleb seda tõsiselt ja see tähendab palju, mis loeb lahinguväljal palju. President Trump mõistab, et rahu läbi jõu ei ole lihtsalt loosung. See on doktriin, mis päästab ameeriklaste elusid. Tema vankumatu pühendumus meie relvajõudude ülesehitamisele ja sõdalasvaimu taastamisele on toonud tulemusi sellistes missioonides nagu see. Teie juhtimisel näitavad Ameerika Ühendriigid enesekindlalt oma jõudu ja toovad meie inimesed võidukalt koju tagasi. Ja see jätkub tänaseni muide. Presidendi käsul toimub täna selle operatsiooni suurim rünnakute hulk alates esimesest päevast. Homme veelgi rohkem kui täna. Ja siis on Iraanil valik. Vali targalt, sest see president ei tee nalja. Võid küsida Soleimanilt, võid küsida Madurolt, võid küsida Khomeinilt. Kangelastele, kes neid päästeoperatsioone planeerisid ja ellu viisid, avaldab teie rahvas austust. Ma olen hämmastunud, president on sõnatu. Me kõik imetleme teie professionaalsust ja julgust. Me oleme siin, et teid teenida. Te kehastate Ameerika parimaid omadusi, päästetud lenduritele ja nende peredele tere tulemast tagasi koju. Teie julgus, vaprus ja vastupidavus, vaikne usutunnistus stormi keskel inspireerib meid kõiki. Jumal on hea iga päev. Ja meie vastastele, kes jälgivad Teheranist, olgu see selgeks sõnumiks. Ameerika Ühendriikide relvajõud lähevad igale poole, igal ajal, et kaitsta meie inimesi ja täita oma missiooni. Me tegutseme täpselt. Kontrollida õhuruumi. Kas te näete? Lendasime 7 tundi päisepäeva ajal üle Iraani, et tuua esimene piloot. Ja lendasime 7 tundi keset ööd, et saada kätte teine asi. Ja Iraan ei teinud selle kohta absoluutselt midagi. Võitlesime auväärselt ja võitsime president Trumpi juhtimisel. Jumal õnnistagu meie vägesid, Jumal õnnistagu president Trumpi ja Jumal õnnistagu Ameerika Ühendriike.